sina tead, kuidas õigesti kiirendusaeglustusrada kasutada? Mina tean, kiirendusrajaga on veel selline lugu, et kui on näiteks antud sulle 90 kilomeetrit tunnis ja vahtralehega niikuinii võib 90 kilomeetrit tunnis ainult sõita, siis kiirendusrajalt sa võid ära hakata minema alles siis, kui sul on vähemalt kiirus 80 kuni 85 kilomeetrit tunnis. Aga samal ajal, kui sa hakkad rada vahetama, siis sa pead samal ajal ikkagi edasi kiirendama. Nii, kui jõuame kiirendusraja algusesse, esimene asi, paned kohe suunatule ära ja hakkad juba kiirendama. Ja samal ajal jälgid ka vasakut peeglit. Nii, 80, 85 ja hakkan juba minema ja sujuvalt lähed. Oluline pool on see, et rooli ei pööraks järsult, vaid lähed sujuvalt. Mida sujuvamalt lähed, seda paremini auto käitub. Aeglustusrada. Aeglustusrada ilmselgelt on mõeldud aeglustamiseks. Aeglustusajaga tuleb tähele panna seda, et kui sa põhitee pealt tuled, jumala eest, et sa ei hakkaks aeglustama põhitee peal. Aeglustusrada ongi mõeldud selle jaoks, et sa aeglustad seal. Kui sa hakkad peatee peal aeglustama, siis võib olla selline lugu, et need, kes selle tagant tulevad ja ei oska oodata seda, siis võib tekkida selline situatsioon, et nad sõidavad sulle tagant otsa. Sellepärast ongi oluline, et kui hakkad aeglustusrajale minema, siis sa pidurdad või aeglustad alles aeglustusraja peal, et vältida avarii olukorda. Ehk siis aeglustusrajale minnes jällegi soovitan varakult suunatuli ära panna, vaatad paremasse peeglisse, proovid hoida kiirus ühtlasena, et ei hakkaks alla vajuma ja sujuvalt lähed aeglustusrajale ja gaas lahti ja hakkab pidurdama. Mida sujuvama pidurdad, seda paremini auto käitub. Pidage meeles, kiirendusaeglustusraja kasutamine. Kiirendusrajal põhiasjad. Kõigepealt suund, siis kiirendad, vaatad samal ajal peeglisse, et kedagi tagant ei tule. Ja kui näiteks kiirus on ette antud 90 kilomeetrit tunnis, siis kiirendusrajalt hakkad ära minema kiirusel 80 kuni 85 kilomeetrit tunnis ja samal ajal sujuvalt kiirendad edasi. Aeglustusraja olulised punktid. Kõigepealt suunatuli, vaatad paremasse peeglisse, kedagi ei tule. Põhitee peal ei aeglusta, vaid sama kiirusega lähed sujuvalt aeglustusrajale ja seal hakkad pidurdama. Ja oluline on see, et sa sujuvalt pidurdaksid, et suudaksid autot kontrolli alla hoida. Ja nii ongi siis õigesti kasutatud kiirendusrada ja aeglustusrada.